see on ühes mõttes nii nagu visiitkaart üldse ongi. Ta võtab kokku tegelikult kõik asjad. See on ülioluline tähtsus. Kui me räägime sellest, et kui palju räägitakse meil sellest, et oleme laulurahvas, me oleme ennast vabaks laulnud ja kõik see jutt, see tegelikult ju väljendub selles laulukaare pildis, see kogu see ajalugu. Ja sellepärast on see visiitkaart ka pildina väga oluline. Tallinna Lauluväljaku ajalugu on tihedalt seotud laulupidudega. Eesti rahva laululembelisuse märke võib otsida juba kaugest minevikust, mil küla torupillimehed kogunesid, et koos laulda. Esimest korda spetsiaalse ehitisena laululava oli kavandatud 1923. aastal 8. üldlaulupeo tarvis Eesti Lauljate Liidu eestvõttel. Tallinna Lauluväljaku territooriumi hakati kasutama üldlaulupidude toimumispaigana alates 1928. aastast. 1960. aasta 15. laulupeoks sai valmis Alar Kotli ja Henno Seppmanni projekteeritud laululava koos laulukaare, kõrge tuletorni ja raadiomajaga. Ja Lauluväljaku ja laulukaare hetketegemistest oskab meile kindlasti kõige täpsemalt ja paremini rääkida Riho Rõõmus. Kaua te olete selle Lauluväljakuga seotud olnud üldse? No varsti saab 25 aastat. Et ennastki paneb üllatama, aga võib-olla nagu kooliõpetajatel on see, et tundub, et oled kaua koolipapa olnud ja peaks olema juba nagu vana väsinud ja tüdinud, aga siis tuleb jälle esimene klass ja jällegi tuleb kooli midagi uut. Kas see Lauluväljaku kaar oli siis jõudnud säärasesse etappi, et teda oli nüüd viimane hetk parandada? Noh, jah, võiks öelda küll, et see laudis, kui see laudis sai lahti võetud ja teda ikka varem juba uuringud näitasid, et ega oleks võinud veel elada 1 aasta, 2 aasta, 3 aastat ja iga kevad jällegi tõstukiga käia üle umbes laud laua haaval vaadates, et ega jumala pärast ükski laud alla ei kuku kellegile pähe, sest oleks piisanud ühest lauast kellegile pähe kukkuma sealt kõrgelt. Nii et selles mõttes oli viimane hetk jah, et ega nüüd venitada ka kusagil ei olnud. Esimene ärevus tekkis trosside pärast, sest trossid olid tegelikult algse garantiiga nõukogude ajal, kui 60. aastal see kaar ehitati, siis Venemaa tehas andis nendele trossidele 20 aastat garantiid. Ja kui nad olid juba peaaegu, et 3 korda oma aja üle elanud, siis selle Venemaa tehase üks vana insener, üks proua, võttis ühendust härra Õigeriga ja vist mingis muus asjas ja küsis, et kuidas teie laululava elab ja kuidas need trossid on, et Karl, et sa mine uuri seda asja. Ja siis me tõstsime selle teema hästi teravalt ja natukene paaniliselt ka üles, et ega jumala pärast need trossid järgi ei anna, sest kui trossid järgi oleks andnud, siis oleks küll õnnetus juhtunud. See pilt, mis meil siin praegu on, et see on nüüd praegune seis, mis pärast puhastamist. Et kui see pealmine kate sai maha võetud, siis me nägime seda tegeliku pilti. Kas siis kõik trossid puhastatakse ära ja tehakse üle? Mis seisus need trossid siis teie hinnangul on? Asi on see, et need trosside tehaseline garantii oli 20 aastat. No küll 25, praegu on varsti 60, nii et umbes 3 garantii aega on möödas. Aga kuna me võtsime siin eelmisel aastal ühe trossi välja ja tegime ta lahti ja seal sees oli siiski õlikeskkond, see oli nõukogude toode, aga selgus, et oli täitsa hästi tehtud. Ma arvan, et Volgogradi tehas neid tegi. Olid veel pealt suhteliselt heas seisundis.
Lava kohale kaldu ulatuv terastoru esikaar on 73-meetrise avaga ja keskelt 32 meetrit kõrge ning toetub võimsatele kandetaladele. Täna näevad meie silmad selle võimsa sümboli uuesti sündi, et veelgi eredamalt särada. Trosse väga näha pole, aga see laudist ka enam ei ole ja sellist pilti vist, ma ei tea, 100 aastat vist ei näe. Jah, ega nüüd ma usun küll, et vast ehk lähima 100 aasta jooksul ei ole otsest vajadust torkida, kui me ei hakka endale just uut laululava ehitama. Siia võiks ekskursiooni teha, tulla vaatama, kuidas laulukaar välja näeb ilma katuseta. Jah, väga paljud käivadki ja käivad pildistamas ja mida iganes. Aga need trossid jah, on nende nüüd peidus nende tellingute sees ja siin ongi praegu Eestimaa kõrgemad tellingud, mida on ehitustel üldse kasutatud, et enne oli see rekord nende lennuangaaride lagede tegemisel, aga siin on nüüd siis kõrguse rekord veel purustatud ja tegelikult juba uut laudist, see tume osa, mis seal näha on, see on juba uue laudise esimene lauaosa, see, mida hakkab juba publik nägema. Kas see, mis siin teie selja taga toimub, liigutab teie südant ja meeli? Muidugi. See näitab seda siiski, et meie püha koht on endiselt hoole all ja tõepoolest laulukaar kestab ja kestab. Iga asjast peab ju hoolitsema. Ei ole nii, et ehitad valmis ja siis on igavik. See on tore teada. Kui tehti uuring, mis puudutab selle laulukaare konstruktsioonide nagu vastupidavust, siis sellel on veel kõva varu ja see kaar teenib meid veel palju aastaid, et sellega on väga hästi. Aga eks seal on vist põhiküsimus see, kas trossid peavad vastu või ei pea? No ei ainult trossid, ma ütleks isegi, et määravam on see esikaar. Arvutuslik purustav koormus on 120 tonni tehase andmetel. Ja tegelikult jõud, mis siin sees on nii kuskil 35 tonni. Aga trossidel peabki olema suurem varu, et siin nagu varu on. Aastal 1957 otsustati, et Tallinna vanapuidust laululava ei vasta enam nõuetele ja tuleb välja vahetada. Konkursile laekus 13 tööd, mille seast eristusid 2. Valiku langetamiseks korraldati žürii hääletus, mille võitis Alar Kotli võistlustöö vaid 1 häälega. Oma tagasihoidliku mudeliga esitles Kotli toona erakordset ideed, mida polnud maailmas varem teostatud. Alar Kotli nimi on särav sädelus Eesti arhitektuuri ajaloos. Kotli on ikka päris suur nimi Eesti arhitektuuri ajaloos, et selles mõttes, et ta jõudis ju küllaltki pikalt teha. Et mees, kes õppis 20-ndatel Tantsigis või Gdanskis, pärit oli ta iseenesest Väike-Maarja Köstri poeg, aga kes 30-ndatel või 20-ndate lõpul, 30-ndatel väga aktiivselt kohe Eesti arhitektuuri elus sädelema lõi, projekteeris, ütleme minu meelest üks kõige ilusamaid tema 30 aastate asju on Rakvere gümnaasium, mida küll nüüd kahjuks tahetakse degradeerida põhikooliks, aga mis on selgelt niisugune Rakvere suurteos, selle kõrval lõpetamata jäänud Pauluse kirik, lähedal Tapalgi kool ja neid koole tal vahepeal töötas haridusministeeriumis on üle Eesti veel palju, Muhumaal, Simmistes ja aga 30. lõpul tõusis ta Teedeministeeriumi juures oleva riikliku ehitusettevõtte ehitaja peaarhitektiks, kus projekteeriti praktiliselt kõik riiklikud esindushooned. Ja nendest võib-olla kõige suurejoonelisem on siis Kadrioru haldushoone, kus siis praegu paikneb presidendi kantselei. Ja toona oli ta ehitatud nii-öelda Kadrioru lossis elavale Pätsile tööhooneks lossi taha. Aga Kotli, kes jäi Eestisse, võitis kohe enne sõja lõppu juba Estonia taastamise konkursi ja see oli ka niisugune tema Nõukogude Eesti karjääri alus
ja mul ongi nagu naljakas olnud see, kuidas estoonlased on tahtnud destaliniseerida Estoniat, aga nad nagu ei taju seda, et on küll kogu see Nõukogude sümboolika, aga see on tehtud Kotlil täpselt sama käega, kuidas ta tegi Pätsile Kadriorgu, noh. Et see on režiimvahetus, aga need inimesed, kes need režiimivahetused üle pidid elama, olid need samad ühed ja samad Eesti inimesed ja meil on ju seda intelligentsi olnud nii vähe, et noh, seda nüüd ära põlata ja maha lõhkuda, nagu Estonias tehti, mu meelest ei oleks olnud põhjust. Igal juhul on see väga keeruline süsteem ja seda välja mõelda, seda katsetada. See tehti kõik siin Tallinna Tehnikaülikoolis või? No jah. Siin on näha, meil on üks ajaloo näidis ka, et kuidas siis see asi siin käis ja kuidas neid asju tehti. Et selline kaar, te ütlesite, et ei ole mitte lihtne teha. Noh, kui üldse algusest peale rääkida, siis kunagi kas 1956 või nii tuli arhitekt Alar Kotli, kes oli selle arhitektuurivõistluse võitnud. Oma skeemiga tema ettekulutuse kohaselt oleks pidanud see laululava olema kui laulja suu niimoodi lahti. Ja tuli professor Heinrich Laulu juurde, kes tollel ajal oli ehituskonstruktsioonide alal kõige tuntum mees Eestis ja Nõukogude Liidus ka üsna tuntud inimene. Ja küsis, et kas seda kuidagi saab realiseerida konstruktsioonis. Laul paar päeva mõtles ja siis ütles, et seda saab teha. Ja nüüd seda konstruktsiooni siis hakkasid nagu välja töötama mitu inimest. Laul oli selle grupi juht, professor Heinrich Laul. Kuid väljaku lõpuni siiski hästi ei kostu. Seepärast ongi Tallinnas käsil ulatuslikemad akustikaalased katsetööd, mida Nõukogude Liidus tehtud. Uue lauluväljaku maketil toimetatakse dotsent Oruvee juhtimisel täpseid mõõtmisi. Ainulaadse laululava koorikkatuse konstruktsiooni tugevust katsetatakse samal ajal Polütehnilises instituudis. Siin juhib tööd professor Laul. Mina küll ei osalenud siis, pärast et mina täpselt sellel 1960 õpetasin Tehnikaülikooli. Minul sellega mingit pistmist siis ei olnud. Aga ma olen jõudnud nüüd hilisematel aastatel küllalt oma närvisüsteemi sellega. Magate ikka rahulikult, olete te kindel ehitaja peale, et ikkagi kõik läheb nii nagu vaja, et mingit accessi ei toimu? Ehitajaga oleme küll väga rahul ja ehitajaga oleme vist õnnestunud ka, et ta on väga töökas, väga tõsise suhtumisega ja mis minul meeldib hästi ausa suhtumisega või missioonitundelise suhtumisega, et Kas ta nõu ka küsib, kas te olete kellegiga konsulteerinud, et kuidas tagada ikkagi see maksimaalne kindlus? Eks kõik need 25 peaaegu aastat, mis ma siin töötanud olen, on minul kui koolipoisil on see peamine nõuandja olnudki vist see Karl Õiger, et ma ei tea, sest kunagi päris alguses elu viis temaga kokku. Ja mina ei tea, mis sellest Eesti ehitusest ja vanadest ehitustest saab, kui Karl Õiger ükskord ütleb, et mina enam ei jaksa, et nüüd peab keegi teine tegema. Et kes siis, ükskõik mis Eestimaal kusagil juhtub, siis Karl on kohe kohal ja kohe nõu ja jõuga ja oma kõigide teadmistega hämmastavad teadmised tema vanuses peast räägib sellist juttu, me kõik nagu koolipoisid kuulame kõrval. Ja ka siin lauluväljakul oli see tuletorn, oli see raadiotorn, on need muud tõsised konstruktsioonid kõikides küsimustes. Ja ka praegu siin selle ehituse juures selle turvatunde loobki väga paljuski Karl Õiger oma juures viibimisega kõikidel ehituskoosolekutel ja kõikidel nõupidamistel ja ka selle eelekspertiisi juures. Riho Rõõmus rääkis, et teie olete A ja O, teie olete kõik selle kindluse taga, et see asi saab korralikult tehtud. Ega selles midagi head ei ole. Milles ei ole head? Et kui mingi vastutus on liiga suur, et ega see koormab väga kõvasti. See ei ole nii lihtne, et siin tihtipeale
räägiti, et noh, et see on nagu mingi lauduse peale ehitamine puukuurile, aga see on ülikeeruline ülesanne. Ja ma ütleks nii, et praegu selle taastamine ta on Eesti keerulisem objekt üldse praegu. Te ajate hirmu nahka. Kas see asi on kontrolli all? Noh, ega alati on see, et tehnikas 100% ei ole midagi võimalik öelda. Kõik asjad, muide, ka materjalide tugevused ja nii edasi on määratud teatava tõenäosusega. Et kui ma nüüd vaatan neid vanu arvutusi, siis mul võtab juuksed püsti. Et seal on kõik diferentsiaalvõrrandid ja kahekordsed integraalid ja nii edasi. Aga nüüd nende suurte arvutusprogrammidega oleme ka arvutanud ja tulemust on enam-vähem samad. Laulava hoone tüübina ei olnud uudne, aga see, mida siin nüüd konkreetselt sai teha ja see mastaap oli küll eriline. Ja kui 57 oli konkurss, mille Kotli võitis, siis ta seal nägi veel ette suhteliselt traditsioonilise kuppelliku kuplivormi. Aga see 57-8, see on kõik see periood, mil tegelikult järjest maailm avaneb, nad käivad Teaduste Akadeemia raamatukogu erifondis uusi arhitektuuri ajakirju lugemas ja nad saavad teada, mis maailmas on juhtunud. Ja selles mõttes siis projekteerimise käigus tuleb Kotli välja täiesti uue ja teistsuguse ideega, milleks on siis see kahe kaare vahele tõmmatud, nende vahele rippuv katus, vantidele rippuv katus. Kotli oli siis selles mõttes väga innovaatiline, et ta arendas seda Novitski ideed edasi, et ta tõstis ühe kaare üles, jättis alt toetamata, et seda sai nagu asümmeetrilise lahenduse. Ja ta kasutas selle katuse sisepinna kõlaekraaniks. Et seal all on lauljad ja lauljate häält siis see katuse sisepind võimendab, et ta nagu toimib kõlakojana. Iseenesest see oli selle konstruktsiooni või tarindi tüübi väga innovaatiline edasiarendus. Aga kurbloolisus on see, et paar aastat hiljem, juba 60 aastate keskel, tuli heli elektrooniline võimendus. Ja tegelikult seda, et see koorilauljate häält katuse sisepind nüüd siia sellesse looduslikku kaussi, kus publikum on, võimendaks, seda tegelikult ei ole enam nüüd üldse nii-öelda vaja. Kas see tuleb samasugune laulukaar, nagu oli ennem või on siin ka mingisuguseid uuendusi, muudatusi materjalide osas? Ta põhimõtteliselt jääb ikka samasugune välja nägema, aga ma usun, et ta natuke ilusam on. Varem eks nõukogude ajal ehitati kiirustades, ehitati natukene rohmakamalt. Natukene on ka meetod teine. Meetod on selle laudade ja laudise löömise meetod on sarnane, nagu tehti Tartu lauluväljakul. Ja kui nõukogude ajal ei olnud pandi toores laud, õiget tuulutusvahesid ei olnud, sellepärast läks see ka kõik mädanema ja hallitama ja laskis vett läbi, siis nüüd jäävad need kõik ära, on sügavimmutatud puid, on veel kuumõlitatud puid, hallitusvastane kaitse, seenevastane kaitse ja ka värv on ilus ja värske ja saab ilusam, saab parem, saab kindlam, saab vastupidavam. Ja kõla ehk on ka kaugele ulatuvam. See on võib-olla lauljatele veel kõige tähtsam. Muidugi me teeme toru läbimõõtu, me teeme seda paksust ja nii edasi. Ja ka kui palju seal betooni enam sees on, kuidas nad koos töötavad, see juba on omaette küsimus. Ja nagu ma ütlesin, et ega selle trossivõrgu ehitamine oli keeruline selles mõttes, et kui sa need
väikse pandijäigusega trossid kõik siia riputad, no see on vedel nagu pesunöör, kõik see asi. Selleks, et see võrk oleks jäik, selleks me peame, need nõgusad on kandetrossid ja kumerad on jäigastustrossid ja me peame need jäigastustrossi eelpingestama nii, et see kogu võrk oleks täiesti jäik. Ja selleks on vaja eelpingestada siin jõuga 25–30 tonni, kujutad ette. Enne kui siia üldse mingi koormus, isegi kui katte peale tuleb, et saada see võrgu jäikus. Aga nüüd on see, et see on nagu klaveri häälestamine. Ainukasid klaveriraam on nii jäik, et kui ta ühte keelt häälestate, siis teised keeled ei muutu. Või ime vähe. Aga siin nagu paned ühe keele häälte, ütleme nii jutumärkides. Mõjutab kõiki teisi. Ja nüüd hakkate järgmisi tegema. Nagu järgmisi hakkate häälte panema, kõik see muutub. Proovisime, et kuidas teha. Kui paned siin keskel kuskil häälte, hakkad ääre peale minema, see on kõik käest ära ja läheb väga suureks. Siis selgus, et paneme keskmise ainult pool nõutavast pingest. Ja jõuad siia äärte peale ja keskmisel on ka 100%. Küll on keeruline, Selleks muide tehakse kohe spetsiaalprogramme, kuidas teda häälestada. Laulukaar peab olema hääles. Nii et vaadake palun ka laululava laulukaar peab olema hääles ja seda häälestatakse. Häälestatakse teadlaste poolt. Kui nad ehitasid tipis need maketid ja seda akustikat kõik hakkasid kontrollima, siis tuli välja, et see, kuidas Kotli oli algusest saadik planeerinud, et see kõik oli nii-öelda arhitekti intuitsiooniga väga täpselt paika pandud. Ja väljapaistev Eesti tehnikateadlane, ehitusinsener Heinrich Laul, akadeemik, tema on oma mälestustes öelnud, et ta mäletab, kuidas Kotli, kui ta tuli nüüd oma võistlusprojekti edasi arendades sellele uuele vantkonstruktsiooni ideele või selle hüperpoolse paraboloidi ideele, kuidas õhtul jooksis kodus tehtud lõngadest maketiga, aga Kotli naine oli ju kodumajanduskooli õpetaja Eesti ajal, et see oli lõngast tehtud makett ja papist, millega ta siis jooksis õhtul laulu juurde ja lauluga siis koos vaatasid ja et laul ütleb, et ainult need tipiteadlaste hilisemad täpsed uuringud ainult kinnitasid Kotli arhitekti intuitsiooni täpsust. Aga ega nüüd ma ei arva, et kõikidel arhitektidel nii hea intuitsioon oleks. Aga Kotli selle koha pealt oli kindlasti ka andekas, aga ta oli tõesti konstruktsiooni tundev ja väga kogenud arhitekt selle aja peale. Te olete laululavaga nii palju vaeva näinud oma elus ja temaga tegelenud. Mis laululava teie jaoks tähendab? Minu jaoks on ta sama nagu Eesti rahvalegi. Niisugune vabaduse sümbol. Ja eks laululaval oli ju see, et ka sügaval nõukogude ajal, kui need ka jamasid laule Leninist ja kurat teab, kellest pidi seltsimeestest laulma, siis laulupeo lõpul ikkagi rahvas võttis omad vanad lood, kas või Ernesaksa selle laulu, mida mõned ütlevad, et võiks ka hümniks olla või vanu eestiaegsed laule ja sellega, mida sa suure massiga ikka teed, sellega see suur lauljate mass ütles, mida nad sellest värgist arvavad, kogu sellest nõukogude korrast. Ma sain aru, et lauluväljak ja laulukaar sümboliseerivad teile eestlust ja Eesti elu. Just. Nii see on.
meie järgmises saates näete, kuidas hakkab Tallinna Lauluväljak välja nägema tulevikus. Ees ootavad mitmed suured muudatused.